no lastel on vaja tegelikult katsetada, et kui kaugele nad saavad minna, enne kui neil natukene õudne hakkab. Sest tegelikult ju ainult nii nad saavad õppida, et kuidas selliste olukordadega toime tulla. Ja selline tervislik kogus ohtu, ehk siis sellist ohtu, kus on väike, aga ikkagi päris tegelik võimalus ebaõnnestuda, võib-olla isegi haiget saada. Tegelikult toetab lapse arengut nii füüsiliselt, sotsiaalselt kui emotsionaalselt. Minu enda laps näiteks kunagi hästi kõrgel turnides küsis mu käest, et emme, kas su närvid peavad vastu? Ja ega tegelikult väga hästi ei tahtnud pidada. Aga lapsed, kes saavad tegutseda sellistes natukene füüsiliselt riskantsetes ja ohtlikes olukordades, tegelikult satuvad sellistesse tõsistesse õnnetustesse vähem kui need lapsed, kes siis saavad tegutseda väga sellises kontrollitud ja turvalises keskkonnas, kus nad võib-olla ei saa oma motoorseid oskusi nii hästi arendada.